Tere kõigile! Mul on ääretult Tere. hea meel siin teiega täna olla ja rääkida sellest, mis on meid täna siia Jõhvi kontserdimajja kokku toonud, ehk siis tants. Mina olen Karina Reisi ja minuga on siin täna žürii liikmed Igor Liider, Kristiina Vilipõld ja Daniela Brevis. Ja ma küsiksingi kohe juba alustaksingi sellise küsimusega, mis siis puudutab Eesti tantsukultuuri. Ja meil on ka tegelikult Aneta Varts siin meiega, žürii ja projektijuht. Ja esimene küsimus olekski siis selline, et missugune näeb välja Eesti noorte tantsukultuur 2026. aastal? Millised on just praegused Eesti tantsutrendid üleüldiselt just teie jaoks? Mida teie olete tähele pannud? Ma mõtlesin selle peale natukene ja minu jaoks kindlasti internet mõjutab väga palju seda, mida me laval näeme. Ehk siis mida nagu noored tarbivad või isegi nende õpetajad, et see jõuab nagu meieni laval. Ma ütleks sellist asja, et mina panin tähele sihukest nagu kaks teed nagu tantsijatele, et hästi palju on tänavatantsijad, kes teevad rohkem sihukest nagu show tänavatantsu ja siis hästi palju kaasaegse tantsijad ja siis natukene vähem mingi rahvatantsu või midagi sellist ja vot midagi sellist ma näen praegu tänapäeval Eestis. Tahad veel midagi lisada? Ja siis hästi palju vist kasutatakse nagu, mina ütleksin selle kohta objektiteater, et mingisuguse objekti asja ümber ehitatud lugu või see ei pea olema ka mingi lugu, lihtsalt mingisugune vibe mingisuguse ühe asja või materjali ümber. Ma jäin nagu üleüldse mõtlema, et see on hea küsimus või hea sõna trendid, et mis asjad üldse on trendid ja et me ei saa nagu neist üle ega ümber, sest alati mingid ajastut või aega või perioodi iseloomustavad mingisugused asjad, mida ongi mingi popkultuur, asjad, mis meid kuidagi ümbritsevad, mõjutavad. Te mainisite seda sotsiaalmeediat või meediat üleüldiselt on ju, et seetõttu eriti joonistuvad välja võib-olla, mida oli ka siin tänavustel festivali tantsudel näha, mingid sellised omanäolised katsetused ja julged valikud, kus pannakse kokku midagi, mida me ei ole varem näinud. Ja see on ühest küljest väga suur väljakutse, sest maailm on täis asju, mida me kõik juba oleme näinud, aga et kui luua midagi, mis sind ennast kõnetab ja leida sellele mingi kooslus, mingi unikaalne liikumise, muusika, kostüümi, sümbioos, mis on nutikas, et siis see on justkui see, mis astub nagu nendele trendidele vastu või ma ei tea, selline mõte. Ja edasi siis siin mainiti juba erinevaid tantsustiile, rahvatants ja kaasaegne tants. Ja minu järgmine küsimus olekski, et kas mingisugused tantsustiilid on Eestis praegu hääbumas või kaotamas oma väärtust või just vastupidi, et hakkavad jälle vaikselt domineerima? Mina tahaksin öelda, et mina näen, et kaotamas sellised nagu stiilid, mis on tänavatantsust tulnud nagu ja siis sihukesed rohkem nagu, mis on improvisatsiooni kohta ja siis sellise nagu siin ja praegu sellise hea tantsuoskuse kohta. Ja et väga vähe rahvast praegu nagu tegeleb sellega, ma ütleks, et nagu rohkem tegeleks tantsunumbritega, ma ei tea, kas ma õigesti ütlen, aga rohkem lava jaoks mingisugused jupid panevad kokku ja tantsivad. Ja siis see, millega ma hakkasin tegelema mingi, ma ei tea, 15 aastat tagasi ja oli tegelikult populaarne, see praegu kuidagi kaotas oma populaarsust võib-olla sellepärast, et see on päris raske asi ja peab nagu väga palju aega anda sellele ja siis tegelema sellega nagu päris nagu nagu palju ja siis anda mingi 10 aastat selleks, et
tuleks mingi resultaat sulle, et sa tunneks, et okei, nüüd ma midagi oskan. Võib-olla sellepärast on nagu see kaotab oma populaarsust ja aga see kahjuks kaotab. Ja siis ma mõtlesin niimoodi selle kohta. Ma ütleks korra rahvatantsule natuke nagu kaitseks, et mulle tundub lihtsalt siin festivalil ei ole üldse rahvatantsu, et tõesti me oleme näinud vist ainult 2 või väga üksikuid tantse, et ma arvan, et ma ei tea, ju on rahvatants kuskil mujal. Jah, ja võib-olla see ongi hea küsimus sellepärast, et mis üldse jõuab siia festivalile või mis jõuavad üldse mingitele sündmustele ja laiema publiku ette. Et ma arvan, tegelikult Eestis viljeletakse väga palju tantsu ja väga mitmesugust ja harrastajaid, tantsuprofessionaale on tõesti ka väga erinevates tantsustiilides. Võib-olla küsimus ongi, et mis jõuab ka sealt tantsusaalist välja ja mis on need kohad ja võimalused üldse, kus sellega lavale astuda ja oma seda siis tantsuoskust ja kogemust publikuga jagada. Ja siit lähekski edasi siis tantsukunsti juurde just täpsemalt. Et ma vaatasin ürituse kodulehte arvutis ja lugesin selle kohta ja mulle jäi silma üks lause, mis seal öeldi ja ma tsiteerin. Žürii poolt valitud tantsud moodustavad mitmekesise, kuid selgelt läbimõeldud terviku, kus tehnilise soorituse kõrval on esil ka idee, dramaturgia ja autori positsioon. Ja minul tekkiski küsimus, et mis tähendab tantsukunsti kontekstis idee, dramaturgia ja autori positsioon, et missugune osa on neil teguritel täita? Ma võin natuke võib-olla oma perspektiivis igast natukene rääkida, et üldse on ju me ikkagi ja eriti koolitantsu kontekstis vist vaatleme nagu seda tantsu kui tervikut ja võib-olla siis dramaturgia on see, et kas on mõeldud selle peale, kus kontekstis või millises saalis seda esitletakse, kes seda vaatavad, kuidas nad seda vaatavad ja seda vastu võtavad. Et võib-olla see on minu jaoks, et kas see dramaturgia on läbi mõeldud ja ka siis nagu see terviku dramaturgia, et ehk siis see on seda selle tantsu ideega, mida on tahetud öelda või kas on vaja midagi öelda. Või see on lihtsalt mingisuguse tunde või mingisuguse esteetika üleandmine, et kas on nagu teadvustatud, mis see tants on. Ja see autori positsiooni pealt, et kes see nagu kas õpetaja on autor, kas õpilased on autorid või kas see on koostöö. Jah, et vist kõige põhilisem, kas on see mitte teaduslik, teadvustatud protsess või iseenda jaoks. Ja see kõik ongi nagu mingisugune tervik, need asjad võiksid nagu koos mängida. Vahel nad mängivad koos mitte teadlikult ka. Ja see ka töötab. Väga hea. Tantsudramaturgia. Me nägime siin väga palju erinevaid tantse, kus oli kohe tunda, et kui see idee või asi, mida siis uuriti, oli ikkagi läbi nende tantsijatega nagu läbi süübinud, et siis meie saime ka sellest aru, mis iganes see siis oli. Ja muidugi siis oli veel valikud, et kuidas ma jaksan vaadata seda 3 minutit nii, et ma olen nagu algust lõpuni et ma jaksan seda vaadata, et siis seda, et kuidas see ülesehitus on, et kas ta on nagu palju erinevaid võimalusi ja kuna ka nii palju tantse on vaadata, siis igasugused pausid, võib-olla ka mitte tantsimine vahepeal tuleb nagu kasuks. Ja muidugi me nägime ka väga palju trikke. Väga palju trikke, aga seda enam siis need trikid peavad olema nagu ekstra midagi nagu nihestatud või kuidagi, et need hakkaksid tööle üldse siin. Ja võib-olla teie küsimustele nagu või teie vastustele toetudes ma jäin mõtlema, et võib-olla see ongi, et kui rääkida sellest dramaturgiast, autori positsioonist, et üks asi ongi see, et kas see, mis lavale jõuab ja see
see, mida tantsija seal laval esitab, et kui tema sellest saab aru, nagu sa ütlesid, siis saame sellest ka meie aru ja et kuna tants on sõnadeta kunst, et siis kui ma seda vaatan, mul tekib mingi tunne, isegi kui ma ei oska seda sõnadega kirjeldada, ei peagi, aga ma saan aru, mida on tahetud mulle öelda või mis tunnet on tahetud mulle edasi anda. Et võib-olla see lõpuks jõuabki sealt sellest, et need killud, et tegelikult ka see dramaturgia ja autori positsioon, need on ka mingid killud sellest tervikust või sellest suurest pildist, mis lõpuks nagu kokku tuleb, et see tants kõnetaks, oleks kuidagimoodi, see tekitaks seda tunnet, et mida me hästi palju siin kogesime, et sa ei taha nagu seda tantsu vaadates kirjutada või märkmeid teha, et ei taha ühtegi momenti maha magada, sest et võib-olla just see on see võtmemoment või just siin toimub midagi sellist, mis korraks, nagu sa ütlesid, nihestab või loob mingi uue konteksti või et ja selles 3 minutis võib olla peidus väga-väga palju neid hetki, et see on hästi huvitav, et see on üks lõputute valikute nagu sümbioos või kooslus, mis lõpuks lavale jõuab. Päris suur vastutus kõikidel autoritel. Ja see on nagu tants on selles mõttes, et nagu nii palju on inimesi, kelle jaoks on näiteks sõnakunst on hästi raske jälgitav, et siis nagu selline liikuv pilt või nagu teistsugune sõnadeta just, et selle vaatamine võib olla just väga paljudele ainus viis võib-olla üldse mingit teatrikunsti üldse mingisugusest teatrikunstist saada midagi või et võib-olla sõnad ei ole kõik nii tähtsad. Aga lähemegi siit edasi koolitantsu juurde. Ja minu esimene küsimus koolitantsu kohta olekski, et mis teeb koolitantsufestivali eriliseks teie jaoks? No see, nii palju noori tantsib siin ja siis ma ei tea, kui ma kõnnin mööda umbes nagu mööda neid gruppi, kes seal valmistuvad ja siis nende jaoks ma tunnen, kui tähtis nende jaoks on ja siis kuidas nad elavad sellega ja siis minu jaoks on väga eriline ja siis see teeb, nagu koolitants teeb väga palju inimeste jaoks, nagu noori inimeste jaoks seda tantsu nagu väga eriliseks, nagu seda momenti nad elavad seda läbi, nad sõidavad nagu kuskile esinema või ma ei tea, kas mingi trammiga või tellitud bussiga ja siis nagu nendel on jumala äge, siis on terve maailm ja ma arvan, et nagu nendel on tulevikus, kui isegi nad ei saa mingi professionaaltantsijateks, aga kindlasti neil on väga ägedad mälestused nagu selle kohta ja siis see on sidemed, nagu nad sõbrad omavahel ja siis võib-olla nad, ma ei tea, pärast nagu aitavad üksteist elus ja see nagu annab üldist siukest kommunikatsiooni omavahel ja see on väga eriline minu arust. No, ma seda ütleks. Ja kui igapäevaselt võib-olla jääb mulje, eriti võib-olla tantsuõpetajal, kes on selles väikses ruumis oma õpilastega, et see tundub nii selline nagu võib tunduda tähtsusetu, aga siin just sa saad aru, et number 1 on nii tähtis, et koolitants on väljund nii paljudele inimestele ja ka tantsuõpetajale ja sa näed, kui palju, see ei ole ainult tants, see on ju grupitöö on seal kõrval, seal on paljude jaoks ei ole koolipingis elu kõige lihtsam, aga see on enamus, õpilased peavad seal kõik läbima selle. Aga see, et sul on õhtul minna kuskile, kus sul on sinu inimesed, sa saad nagu olla koos ja koos leiutada midagi uut üksteise jaoks. See on, ma arvan, tähtis. Ja selle kohta, selles mõttes, et see on väga oluline väljund. Koolitants on vist väga oluline suur üritus, mis pakub on ju kogemust nii tantsijatele, noortele, suurtele ja nende õpetajatele ka, et mina olen nagu võib-olla näide on ju sellest, et ise lapsena osalesin koolitantsul, nüüd ma olen nagu, siis vahepeal olen nagu
osalenud mingites nendes koolitantsukompanii, kui oli, ja mingites projektidega, lavastustega. Nüüd ma olen siin žürii. Et sa oled ka tegelikult vahepeal õppinud on ju tantsukunsti, et ma ei tea, kas see ka mängis mingit rolli, et sa... jah, kindlasti nagu, et mu elu on palju seotud tantsuga, sest kunagi lapsena ma otsustasin, kas vanemate või enda mõjutustel, ma ei tea, otsustasin tegeleda sellega. Nii. Ja ma tahaks ka öelda sellist asja, et ma arvan, et see oli esimene või teine koolitants üldse nagu olnud ja siis mina juba osalesin selles. Ja see andis mulle ka väga suure sellist nagu energy edasi minna, sest see nagu pani mulle nagu armastus sisse selle tantsu kohta nagu. See mõjutas ja ma olen see, kes ma olen täna päeval kaasa nagu arvatud koolitantsuga nagu Ja siin ju ikkagi see on suur asi, kui sa oled näiteks oma väikses linnas, kus sul on kooli mingi kevadkontsert ja mingi sellised, kui sa kunagi ei saa suurele lavale, aga siin sulle antakse võimaluse tulla Aksist välja. Praegu me saame erinevates linnades olla, erineval laval. Et ma arvan, et see ongi see. Võib-olla panen sellele teemale punkti nagu sellest natuke teisest vaatest, et miks mulle meeldib või miks koolitants on minu jaoks oluline nagu, ja miks mulle meeldib seda tööd teha, žüriijuhi tööd. Et üks asi on see, et me ju tahaksime ja väga loodame, et koolitants annab selle tõuke või platvorm, et ta on platvorm ka selleks, et päriselt minna tantsukunsti õppima ja siduda oma elu selle valdkonnaga ja süveneda sellesse rohkem, et see annab nagu mingisuguse tõuke sellele. Ma hindan väga seda, et koolitants on festival, mis tähendab seda, et me tegelikult ootame siia kõiki. Et oluline on see lavakogemuse saamine, mingisuguse just seesama väljund, et ma tulen mingit asja siia jagama publikuga, seda kogemust saama ja mitte ainult, et siis ka see, et sellest on võimalik jõuda ka nagu tantsuelamusteni või et me siin lõppkontserdil ka kogeme ju väga nagu erilisi ja puudutavaid näiteid sellest, et mis sellest nii-öelda, et üks osa on see lavakogemuse saamine ja ka see, et lõpuks need tantsud, mis siia jõuavad, pakuvad ka päriselt elamusi ja on nagu tantsukunsti väga olulised näited. Jah. Ma lisan veel ühe punkti või ühe aspekti tegelikult, miks koolitants on veel väga eriline ju sellepärast, ma ei tea, kas on okei võrrelda või nii, aga et koolitantsul ei panda on ju mingeid hindeid või punkte ja et me toome välja nagu nende, et me päriselt arutleme neid tantse, mida me näeme ja me toome välja nende mingisugused küljed, et ja see on nagu argumenteeritud või nagu süvenenud viis seda nagu vaadata ja siis, et koolitantsul meil on nagu päriselt mingisugune põrgatamine õpetajatega, mingisugune tagasiside, et see on väga-väga ju väärtuslik ja eriline. Ja ma ka nagu mõtlesin selle kohta, et kuna koolitants ei ole siuke nagu võistlus koht, vaid nagu rohkem festival ja siis siin ei ole nagu kaotajad, mis tegelikult ma arvan, on väga hea selleks, et nagu kui mõni laps vahepeal nagu kaotab kuskil võistlusel, siis ta mõtleb, et võib-olla ta ei ole nii hea, et edasi minna ja siis ta nagu ei jätka nagu edasi tantsuga. Ja selles suhtes, et siin on väga hea, et sa lähed lava peale, sa särad seal ja siis tunned seda ägedat tunnet, lihtsalt tantsutunnet, mitte võistlustunnet ja siis ma ütleks sellist asja, et nagu kohe nad lähevad. Ma ütleks sellist asja, et see on väga tähtis, kuna
me oleme hästi palju ka, no mina ise olen tantsinud nagu väga nagu võistlusmoodi, et kui sa oled battle'ides või kui sa võistled nagu teistega ja siis kui sa ei võida selle pärast, et nagu võib-olla sul lihtsalt ei ole selline iseloom, et sa oled siuke väga siuke osav ja siuke vapper ja siis sa lähed ja võidad siuke, siis nagu sa hakkad mõtlema, et no sa tantsid halvasti, aga tegelikult lihtsalt sinu iseloom on teistsugune ja siis sa tantsid hästi ja siis nagu lihtsalt teistmoodi tantsid ja selle jaoks, et see oleks hea, sa ei pea olema nagu just nagu võitja. Vot selline mõte mul selle kohta, et siin ei ole nagu neid, kes võidab või kes kaotab. Võib-olla lõpetuseks, et erinevad ideed tulevad välja, et üle Eesti erinevad Eesti kandid tulevad välja, mis inimeste, kus miski erinevat toimub ja siis, et ikkagi need erinevad mõtted, et tants ei ole ainult ühte sorti, ei ole ainult ühed trikid, vaid on ka tants on seal, kus üldse trikki pole või tants on seal, kus enam keegi ei tantsi või kus need piirid lähevad, et selle üle mõtlemine ja arutlemine ja selle sees nagu otsimine, võib-olla see ongi see, miks koolitants on väga põnev ka. Võib-olla olekski siit hea küsida siis, et missugused tantsutrendid ja stiilid iseloomustavad eri maakondi? Kui Kristiina tegi juba otsa lahti selles mõttes kuidagi sellele teemale, siis on hea küsida seda. Ma teen sissejuhatuse, selles mõttes, et väga raske küsimus, millele vastata. Et mina ei oleks isegi lähenenud sellele vastusele võib-olla nii konkreetselt, et ma saaks öelda, et Tartumaa on selline või Harjumaa on selline, aga kindlasti joonistuvad välja mingisugused et mis asjad hakkavad korduma või kuidagi ja samas isegi kui me suudame seda kirjeldada mingisuguste märksõnadega, siis me ei saa seda tegelikult võtta üheselt, et selle sees on, selles ühes maakonnas on ka see värvide ampluaa on nagu nii lai, aga ma lihtsalt tean, et Daniela valmistus selleks vastuseks, et ta isegi nagu püüdis, et tegelikult see on päris põnev, mis sa välja mõtlesid või mis sa meenutasid sellest teekonnast. Me võime sellest rääkida, aga te peate ikkagi mind aitama, sest osade kohta, et lihtsalt ka, kuna me oleme nii palju nagu näinud kõik, et ei meenu ka, et mida ma seal nägin, et aju on nii lihtsalt küllustunud sellest. Aga näiteks Tartus me nägime palju väga nagu hästi noori tantsijaid, oli hästi palju suures koguses, et see võib olla lihtsalt, et see on üks aspekt, et järelkasv ja minu meelest oli Tartu päris tehniline või nagu kõrgel tasemel või oli nagu see puhtus või mingis mõttes, aga keegi siin ei olnud vist minuga nõus ka. Viljandi, tahate iga selle kohta, siis kõik lisavad või ma loen lihtsalt ette. Okay. Viljandi oli hästi loov, aga kuna nagu ma ise olen õppinud Viljandi, siis et ma nägin, et see ongi väga mingisugune Viljandi kaste, Viljandi mahl, et see oligi, seda ma seal nägin, ma ei oska isegi sõnadesse seda väga panna. Mingi villase soki vibe on nagu Viljandil. Mis ma olen siin? Rakveres oli meil siis Lääne-Ida-Virumaa ja ekspressiivne, emotsionaalne, tehniline. Olete nõus, väga tore. Saaremaal oli ka, mul tuleb meelde hästi palju väikseid lapsi, kes olid väga nunnud. Ehk siis ka mingisugune lapsesõbralik, eakohane, rahulik, aga ka seal me nägime natuke rahvatantsu. Hiiumaa ka harmooniline ja humoorikas. Valgas on Valgamaa või? Crazy show, crazy ja show olid siuksed märksõnad. Energia. Tallinna, Harjumaa on ju tehniline, detailne, julge, üllatav, äge.
ja võib-olla isegi ka mingid sellised palju erinevaid äärmusi, väga kuidagi sellised nagu, seal oli nagu kõike ja mingid sellised kontrastid võib-olla isegi ütleks. Pärnu oli mingi asi, õpilaste enda tantsud, tänavatants ja jah, õpilaste enda tantsud ja nagu siis noorte mõtted peegelduvad. Ja loovust ka kuidagi sellist mingeid värskeid ideid ja ka ma arvan, et hästi sellised eakohased ja vabad ja loovad tantsud olid seal ka. Seal oli, ma mäletan, Pärnus oli suht sotsiaalkriitiline ka, mingid sellised mõtted olid seal. Ja siis ma lihtsalt ei jõudnud järgmisteni ka, et nüüd te peate mind kindlasti aitama, et mis oli Võrus Põlvamaa. Aga äkki me ei pea nii detailselt nüüd oleks Võru ja Põlvamaa puhul meenuvad ka sellised mõned tantsud, kus oli ka näha sellist julget lavalist olekut ja ka võib-olla sellist tantsijate sisemaailma, et seal olid teemad, kus tantsijad kuidagi avasid mingeid endale olulisi teemasid, kas siis väga isiklikke või siis ka selliseid ka ühiskonnakriitilisi. Ma ei tea, kas see oli Põlvas ka, aga üks võib-olla lisaks siis nende trendide juurde või tendentside juurde, et need tantsud või need lood, millest noored ise rääkisid, et kas teile tundub, vahel kajas läbi nagu sellist enese otsimise, siuksed üksilduse teemad võib-olla. Paneme selle praegu siia patta. Jah, tegelikult seda eneseotsingu ja võib-olla sisemaailma ja et ühest küljest on nagu tegelikult hästi kihvt, et ka sellised süngemad ja keerulisemad teemad jõuavad läbi tantsu lavale või et on võimalik ka neid käsitleda ja et seda tehakse päris julgelt. Et seda oli sel aastal päris palju näha. Ja viimane on Järva ja Raplamaa, ehk siis viimane koht, kus me käisime Paide. Et seal me nägime ju soolosid ja mingid nagu duette, lühilavastusi. Jah. Jah, neid võib isegi täitsa eraldi välja tuua, sellepärast, et sel aastal siis Paides said kokku soolod, duetid ja lühilavastused, mis oli ka hästi põnev formaat ja hästi värske oli näha pärast suurte koosseisudega tantsega selliseid nagu väiksemaid vorme, kus ka ikkagi väga julged tantsijad suutsid selle lava kuidagi enda kätte haarata ja tantsida ka üksi või kaksi see lava suureks. Ja võib-olla see tekitas ka võib-olla sellist nagu isiklikumat nagu teemade käsitlust või tunnet just sellepärast, et kui keegi on üksi laval ja tantsib mingil talle olulisel teemal, siis see päriselt tekitabki sellise nagu isikliku ja personaalse nagu tunde. Ja võib-olla see, mis ma viimati ütlesin, et Paide ja Järvamaa kohta just, et seal kuidagi jäid sellised päris tõsised teemad meelde, et nagu olulised ja võib-olla kohati ka isegi sünged ja see ei ole üldse kuidagi, et see on minu arust pigem positiivne, et me ka sellist tantsu nägime. Ja üks, ma ei tea, kuidas seda nagu eraldi tuua, et seda oli igas, võib-olla peaaegu igas maakonnas on see, kuidas nagu akrobaatika või võimlemine ja tants on nagu nende sümbioos, et see on nagu mingi eraldi ka, ma ei tea, kategooria või eraldi mingi asi, mis kuskil igal pool nagu tuli välja. Mis on ka nagu äge. List sai läbi vist saime kõik. Te rääkisite siin juba nendest teemadest, mis tantsudest peegeldusid, et see süngus ja eneseotsingud, aga millised teemad veel peegeldusid? Sest mina kõiki tantsi ei ole näinud, mina nägingi näiteks täna mütoloogiast midagi, nägin kartulivõttu, muinasjuttu, eks ole, et millised teemad veel peegeldusid lisaks ka sellele eneseotsingulisusele ja siis sellise süngusele. Mis veel silma hakkas? Mis noorte seas silma paistab? Millele nemad mõtlevad? Ma ei tea, kas see on teema, aga mingi
jälle ma ütlen seda, nagu mingisugune alamkategooria, need nali või ma toon minu lemmik et mingisugune humoorikus ja nali või mingisugune meem peegeldudes mingisugusest interneti mõjutustest või voolust on kindlasti nagu mingi eraldi asi, et kas mingi ühe elemendiga on mängitud niimoodi, et see on nagu hea nali, hea meem. Huvitav oli näha näiteks väga väikestel olid sellised teemad näiteks, et tervislik toitumine. Siis oli ka lahe näha, et kõik õpetlik. Siis oli tore näha, et ka kõige väiksemad ei tantsi alati väga rõõmsatel teemadel, et täitsa nagu sünged lood. Praegu näiteks just oli siuke nagu kalade mäss, ma tooks välja, et väga sünge ja huvitav nagu, sest et kõik väiksed tahavad roosad baleriinid olla, aga päriselt ei taha järelikult. Ja mulle tuleb meelde veel selline asi, et nagu see ei ole vist teema võtnud, vaid rohkem nagu olid mõned tantsud, mis olid nagu oma presentatsioonilava peal kohta, nagu et ma umbes nagu esinen teie jaoks ja et vaadake, kas ma säran või et umbes vaata, et ma olen artist sellel ajal. Ja siis olid nagu ka sellised nagu tantsud, mis ei olnud nagu, et ma esinen nagu teie jaoks, vaid ma rohkem nagu olen lava peal ja siis tantsin ja see töötas ka ägedalt, sest see on teistmoodi nagu tantsutunne inimeste ees ja siis vot selliseid asju ka oli olnud ja mis mulle nagu väga meeldis. Ma mäletan, Tartus kindlasti oli selline. Ja siis veel mingid filmid ja multikad on kindlasti mingi asi. Mingi Frozenit täna vist me nägime La La Landi, mis praegu vist kohe meelde tuli. Ja need huvitav on ka see, et kuidas need teemad üldse nagu välja tulevad või esile tulevad, et vahel minnakse teemaga, et ühest küljest nagu on hea, kui see teema on tajutav tantsus, et me saame jällegi, et me saame aru, mida on tahetud öelda. On ka tantse, kus see teema on hästi konkreetselt, et kajastub igas asjas, kajastub muusikas, kajastub kostüümis, kajastub liikumises. Ja samas siis on sellised tantsud, kus see teema avamiseks on ka jäetud nagu mingit ruumi või nagu taju. Ja hästi huvitav on ka see, et on väga palju tantse, mille puhul ei saagi öelda, et see on mingil konkreetsel teemal, mis on ka okei. Et seal ongi mingisugune tunne või meeleolu või atmosfäär, mida üritatakse luua. Ja võib-olla siis see teema joonistub välja mingitest nagu teistest asjadest või mingist kooslusest või sümbioosist. Aga et hästi, ja võib-olla hästi oluline on ka see, et see teema, mis on valitud või mida siis juhendajad, autorid või tantsijad seal laval tahavad öelda, et ta ikkagi oleks nagu eakohane ja et ta kõnetaks seda tantsijat. Et on need tantsijad siis eelkooliealised selles vanuseastmes eriti tugevalt võib-olla tuleb esile see, et see teema oleks eakohane ja arusaadav. Sama ka algkooli puhul. Ja jällegi huvitav on näha, et need asjad, mis siis nagu noori kõnetavad, et just see, et iga see teema oleks sellele nagu eagrupile nagu vastav või neid kõnetav ja neile arusaadav. Aga edasi liiguksin regionaalsuse poole või regionaalsuse kohta, siis küsiksin, et miks on regionaalsus tantsukunsti ja koolitantsufestivali puhul oluline, mis on selle väärtus, et eelkõige just siis silmas pidades Tallinna ja Tartu kesksust? Tahate ise vastata? Võib-olla isegi vastaks viimane, ma tahaks täitsa teada, mis teie ütlete selle kohta. Annad meile enne võimaluse enne, sa tead vastust. Ei ma arvan kindlasti see, et pakkuda kõigile võimalust või? Kui ma sain õigesti küsimusest aru. Et nii palju lapsi tantsib
ja kõigil võib-olla ei ole seda võimalust, ma ei tea, tulla Tartusse või Tallinnasse, et pakkuda võimalust, et koolitants, meie tuleme siis teie juurde ja näidake, mis teil siin on, millega te tegelete, kui et peaks minema kuskile kaugele. Ja need vestlustest õpetajatega me saime ka teada, et näiteks Tallinnas ja Tartus saavad õpilased ise minna trenni. Et aga paljudes kohtades on, kui sul vanem ei vii sind, sa reaalselt pead teda sõidutama autoga väga kaugele, et ta üldse jõuaks sinna trenni. Siis on väga suur erinevus ka sellest, kas inimesed saavad käia 1 kord nädalas või 5 korda nädalas. Et kõik see mõjutab ja kui lõpuks et kõigile antakse ikkagi Eestis võimalus saada suurele lavale. See on väga suur asi, aga ma arvan, et paljud ka Eestis võib-olla ei julge tulla, sest see tundub nagu issand, kuidas ma lähen nii suurele lavale, et äkki ma pean ju tegema selleks mingit meeletu tantsu, aga võib-olla juba väiksest ideest piisab ja juba see, et ta juba seal laval on, sest ju laval kõik valgus ja kõik hakkab mõjuma teisiti, et võib-olla seesama väike idee, mis tundub seal väikses saalis, lihtsalt on midagi, aga tegelikult on hoopis väga-väga suur asi, et ma julgustaks kõiki julgelt osalema koolitantsul. No ma võib-olla dubleeriks lihtsalt natukene teistmoodi Daniela, et näiteks kui ma olen väike linna elanik ja siis sealt korraldaja nagu teeb mingisugust nagu festivali, mingisugust üritus, kuhu kutsutakse osalema, siis võib-olla see on minu jaoks nagu selline, ei ole nii tähtis. Ma mõtlen umbes, et okei, ma järgmine kord võib-olla lähen osalema, sest see on siin ja siis nagu ei ole seda tunnet, et see on midagi suurt, nagu kus sa nagu koha peal võid osaleda. Aga koolitants, see on umbes nagu riigi asi, mis tuleb sinu linna ja siis nagu see nagu kogu riigi nagu suurus sa tunned enda linnas ja sa lähed sinna osalema. See on nagu annab rohkem siukest nagu väärtus või siukest võimsus nagu üritusele. Ja siis sinna juba on paljudele, ma usun, nagu huvitavam minna osalema. Ja kindlasti rahvas läheb sinna osalema. Ja võib-olla lõpetuseks võtan teie mõtted sel teemal kokku, et me ei arvaks, et see kultuurielu ja tantsuelu toimubki ainult meie pealinnas või suurtes linnades ja et missugust eriilmelist tantsu siis just kõikides nendes Eestimaa paikades näha saab ja vähetähtis ei ole see, et me tahame ju, et see tants tuleks esile teatri- ja kultuurimajade lavadel, mis on ka kohalikud, just nendes nii-öelda esindavad selle piirkonna kultuurielu ja kindlasti on olulised ikkagi need kohtumised õpetajate ja juhendajatega, mis ma ei tea, kuidas teile, aga mulle küll nagu aastatest jäävad need hästi kuidagi meelde või isegi nagu lähevad hinge. Ja ma arvan, et see tiir, mis me Eesti peale nagu ära teeme ja need inimesed, kellega me kohtume, et mõelgem, milline professionaalide võrgustik või milline tantsuinimeste võrgustik see on. Et me tegelikult ju enamasti teame, et kes meie kogukonnas ja kodukandis tegutsevad, aga me teame ka, et kes on need tantsuinimesed Hiiumaal ja kes on tantsuinimesed Pärnumaal või Valgamaal. Et see on nagu jah, et need kohtumised ja need vestlused ja tantsust rääkimise võimalused on hästi olulised. Ma arvan, et koolitantsu tulevik sõltub ka hästi palju meist kõigist. Ja meie kõigi all ma mõtlen tegelikult kogu seda tantsukogukonda, tantsuõpetajaid, juhendajaid, koreograafe, lavastajaid, tantsijaid, lapsevanemaid, tiimi, kõiki inimesi. Ja kui inimesed tunnevad huvi ja tahavad panustada ja tahavad tulla jagada oma loomingut ja tahavad ka vaadata teiste inimeste loomingut, siis ainult nii ongi see võimalik ja see on nagu ühest küljest see eeldus ja see on ka see tegelikult, mida ma soovin koolitantsule.
tulevikuks ja ma arvan, et see on absoluutselt tänapäeval iga asjaga kaasas käiv nähtus, et see pidev kohanemine selle maailmaga ja eluga meie ümber, et pidevalt nagu üle ja läbi mõtestada ka seda festivali, kuidas me seda teeme, miks me seda teeme ja mis selle positsioon ja koht kultuurielus on. Aga ma arvan, et koolitantsul on väga pikk ja kuidagi selline pikk ajalugu ja nagu tugev selgroog ja ma väga soovin, et see selgroog püsiks jätkuvalt sirge ja tugev ja jah. Ma lisaks veel sellist asja, minu mõte nagu läheb sellest ka, et see ei ole nagu võistlus, vaid nagu koht, kus saavad nagu kõik osaleda ja olla tänatud, siis see võib edasi samamoodi olla selline koht, kus inimesed võivad eksperimenteerima ja siis mitte mõtlema nagu selle kohta, et ma lähen nagu võistlusele, siis ma teen seda ja seda, sellepärast, et nagu niimoodi mul on rohkem võimalusi võita midagi. Aga nagu siin need noored inimesed võivad ka mõtlema välja koos oma õpetajatega midagi eksperimentaalselt ja tuua seda siia ja saada tagasisidet ja sõltumatu nagu sellest, kas nad on nagu võidu moodi või ei ole. Ma isegi mõtlesin, et võib-olla kui ta on nagu festivali formaat, siis tulevikus võib-olla see lõpp no siin on meil 2 päeva, aga tegelikult siin kõrval võiks olla ju näiteks, et on samad tantsu, kas on siis välja valitud kuidagi mingid tantsijad või kes on ise soovinud. Näiteks, et nädal aega enne on neil selline saavad katsetada näiteks, et ma olen Hiiumaalt, sa oled Saaremaalt, keegi on Põlvas, me saame kokku ja meil on nädal aega, et koos midagi katsetada ja leiutada võib-olla mitu gruppi sellist ja siis me saaks kõrval veel on meil siin väiksed minilavastused ja siis me lõpuks läheme välismaale endiselt ja no ikka ma näen suurt tulevikku. Tegelikult see nagu koolitantsukompanii ongi mingis mõttes ju olnud täpselt selline asi, noh, Daniela tahab seda kommenteerida, ei. Et ühesõnaga, et jah, et koolitantsukompanii vilistlane. Ma ei tea, mul on jäänud mulje, et kõik on ikka väga õppinud seal, kes sinna kompaniisse saavad, et võib-olla kui on täitsa nagu ikkagi, noh, kes ei pea nagu veel nooremad võiksid ka olla. Olidki, me olimegi väga noored nagu kooliõpilased või noh, need, kes üle terve Eesti ja oli nagu audition, et olid koreograafid ja audition, hästi noored, noh, ma ei tea. Siit jääb kõlama see, et me peame koolitantsukompaniid tegema. Just. Ma mõtlesin, et võiks ka selline asi olla, et nagu koolitantsu laboratoorium, nagu, kus inimesed nagu kogu Eestis nagu saavad võib-olla kuskil ühes kohas, siis jaguvad nagu gruppideks niimoodi, et nad ei ole see tantsukool ja see tantsukool. Ja siis nagu nendele antakse mingi ja siis nad teevad ja siis näitavad umbes, ma ei tea, nädala pärast. Siuke koolitantsulaager on ju, Raido? Teeme. Ja sinna laagrisse tahaks kutsuda ka just sama, et kes on need inimesed, kes neid protsesse veavad ja tegelikult ei saa ära unustada ka meie tantsuprofessionaale ja seda, kuidas nemad on kaasatud sellesse festivali. Ka, noh, et mingis mõttes ka see eeskuju teema, et kui me siin kaasame ja jagame oma nii-öelda nägemust, teadmisi, oskusi, et ka, et noored saaksid vaadata, millega meie üldse Eesti tantsuvaldkonna tantsukunstnikud laiemalt tegelevad, et nende kaasamine ja nende positsioon ja kaasatus sellel festivalil, ma arvan, on hästi oluline ja võiks jätkuda samamoodi. Ainult võib-olla, ma kordan, aga selle tuleviku vaate kohta, et vahel käivad läbi nagu mingid, noh, ka mingite tantsuõpetajate poolt, et mida te ootate, et koolitants vist, noh, on see koht, kus võiks tunda ennast ja ma loodan siis, et rohkem õpetajaid ja õpilasi, tantsijaid tunnevad seda, et siin võib mõelda, et mida sa ise tahad teha.
pigem kui et täita nagu kellegi ootusi. aga me olemegi nüüd rääkinud Eesti tantsukultuurist ja ka nüüd siis koolitantsust, aga liiguks edasi siis natukene laiemasse konteksti. Et kuidas peegeldab tants tänapäeva ühiskonda teie jaoks? Mis te arvate? No ma arvan, et kui me võtame nii sügavalt, siis võib-olla peegeldab niimoodi, et inimesed natukene nagu kergemaks kõik võtavad, et nagu kergendavad ja kergendavad ja kergendavad. Võib-olla sotsiaalmeedia pärast mul on selline tunne, et kõige populaarsemad tantsuvideosid on need videosid, mis nagu on ülikerged ja no midagi sellist, see ei ole halb, aga midagi see on tänapäevane selline nagu olukord, aga vot mul on umbes selline mõte selle peegelduse kohta, et nagu vähe inimesi ausalt minu arvates, kes tegutsevad nagu võib-olla see ei ole kõige parem sõna, nagu fanatikud sellised nagu, kes ööpäevad nagu mõtlevad selle kohta ja tahavad nagu ägedamaks saama ja siis nagu kogu oma elu nagu pühendama sellele. Ma arvan, et hetkel nagu üleüldse nagu vähem sellise, kuigi ma tahaks öelda, et nagu tantsijaid on rohkem praegu, et ikkagi rahvas tantsib minu arust. Võib-olla nagu ennem oli niimoodi, et tantsis vähem rahvast, aga olid nagu väga süvenenud ja nagu sügavalt sellele läinud. Aga praegu rohkem rahvast, aga mitte nii sügavalt. Vot selline mõte mul. Ja sellest Igori jutust võib-olla kuidagi kerkis üles nagu just see süvenemise teema, et see on ikkagi ongi loogiline, et need inimesed, kes tantsuga tegelevad ja kõik, kes me tantsime, et me ju ise peegeldamegi seda ühiskonda, kus me täna elame, on ju. Ja miks siis on selle tänase nagu ühiskonna peegelduse pealt see tunne, mis tekib, on ikkagi selline, ma julgengi öelda nagu pealiskaudsus ka, et ma väga nagu sooviks näha veel rohkem nagu sellist süvenemist asjasse ja võib-olla see, et kui Igor ütleb, et inimesed, kes pühendavad oma elu tantsule, et see tegelikult ju eeldabki ja vajabki süvenemist ja asjasse nagu süvitsi minekut, et ma arvan, et selle taga ongi võib-olla see mingisugune haritus ja asjasse pühendumine nii, et see ei jääks ainult mingiks pinnavirvenduseks ja et me et võib-olla kuidagi see pealiskaudsuse ja süvenemise nagu selline et selle nagu õige balansi leidmine ja et võib-olla iga inimene nagu ise leiaks selle enda jaoks või sõnastaks selle siis, mida ta nagu täpsemalt ootab või vajab, et täiesti okei on teha TikToki videosid ja trende ja kõike seda, aga et mis on see teine viis ja teine roll sellel on muidugi ka õpetajatel ja juhendajatel on ju, et oskus panna oma õpilasi asjasse süvenema ja pühenduma, et see on väga, väga oluline oskus. Lihtsalt veel siuke mõte siia, et kui mõelda, et kuidas või et mitte kuidas, et kindlasti tants peegeldab maailma paratamatult, on ju. Et lihtsalt nagu jah, kuidas, et kas see on viis nagu et maailmas toimub palju hirmsaid asju, sügavaid, mitte nii sügavaid, et kas see on viis nagu võib-olla sellest mitte mõelda sellel tantsimise hetkel, et see on nagu mingisugune teraapiline tegevus mingis mõttes on ju, et see on see hetk, kui ma lasen endal nautida, on ju võib-olla tegeleda endaga või see on just see, et kui me selle tantsuga tahame öelda midagi nagu just süvendatult, et see on siis see hetk, kui me nagu väljendame seda, kuidas me tunneme ennast selle osas,
mis maailmas toimub, on ju. ma jätkan su mõtet, et võib-olla ka alati ei ole mitte see teema ja kõik, et on nii sügav, vaid et sa lähed sinna peale seda tundi, sa lihtsalt tegeled kehaga, sa ei tegele mõtlemise, nagu selles mõttes, et nagu kirjutamise või sellisega, et sa reaalselt seegi, kui sa iga kord liigutad oma keha ikkagi, sa oled kehalise mõtlemisega ja su fookus on mujal ja sa saad nagu aju puhata teisiti natukene. aga võib-olla siis ma küsiksingi teie käest viimase küsimuse. Ja kui te peaksite kirjeldama tantsu ühe sõnaga, mis see oleks? Mingi omadussõna või nimisõna või ükskõik, mis teie jaoks kirjeldab tantsu? Teeme nii, igaüks ütleb oma sõna. Mina ütlen lend. Keha. Elu. Tujud. Suurepärane. Aga ma tänan teid, et te vestlesite, vastasite küsimustele ja head festivali nautimist teile. Aitäh!